õige. On pikad ja lühikesed poisid, on ju. Pikk polt läheb siia, kus lauaplaat ei toeta otse raamist. Täiesti kindel. Ma ei tea, noh. Lastevabariik on elamustuur. Me tähistame koos Eesti lastega Eesti 100. sünnipäeva ja sõidame Eesti ristipõiki sel suvel läbi. Hetkel on meil käimas Viljandimaa tuur ja meie mõte on, et võimalikult palju lapsi saaks sellest osa, et nemad saaksid ka selle tunde, mida tähendab üks 100-aastane vaba maa. Ja me teeme seda nendega koos mängides ja lustides, nii nagu üks sünnipäevapidu võiks olla, et sa saad seal tegutseda, mängida, sõpradega koos olla ja mõnusalt aega veeta. Lastevabariik on selline kontseptsioon, kus lastel on võimalik tähistada siis Eestimaa 100. sünnipäeva. Neil on võimalus mängida, vaadata, kuidas teised mängivad. Neil on võimalus rääkida omavahel, mis on nende jaoks üks ideaalne vabariik. Ja ma arvan, et see idee, et lasta lastele või et teha siis lastele üks vabariik on minu arust mega vinge, sellepärast et ma arvan, et lapsed tahaksid elada sellises vabariigis, kus sa saad ainult puhata ja mängida ja jäätist süüa ja päikest võtta ja lihtsalt lebotada ja nautida elu ja samal ajal ka tegelikult õppida, sellepärast et ütleme, kogu see mänguala on tegelikult väga hariv, mänguliselt siis hariv. Kes te täna leidsite võimaluse tulla siia ühiselt koos lõbutsema ja hea tujuga Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistama. Ilusat päeva teile! Me oleme 86 aastat igal hommikul asjapeitust mänginud. Sana, me ei jäta vahele. Otsi, aga otsi. Aga teeme siis kiiresti. Tavaliselt peidad sa laua peale. No vaata kõik läbi, mis seal laua peal on. Vaata. Meie õpetaja arvas, et väga hea kingitus on see, kui lapsed lähevad oma vanaisade ja vanaemade juurde ja kirjutavad üles nende jutustatud lugusid vanast ajast. Aga minul ei ole ei vanaisa ega vanaema, mitte ühtegi. Ja siis meil isaga tuligi selline mõte, et sõidame Eesti Vabariigi sünnipäeval saarele teie poodi ja palume teil olla minu vanaema. See on nüüd praegu see Eesti Vabariigi ajaloos esmakordne selline üritus, et kahju, et need sellised üritusi nagu varem ei olnud. Päev oli suurepärane, vaheldusrikas ja mitmekesine ja väga huvitav. Kõige veel ja vasti oli muidugi see, mis ma nägin, see taidlus ja need etendused, laulud ja tantsud lava peal. Väga lahe asi, et nagu lastel on siin põnev ja neil on tore mängida siin. Et väga lahe asi. Siin on töötoad, et siin saab õppida midagi. Siis saab näidendit vaadata, mis siin just oli selja taga. Ja siis siin on labürint, hästi lahe näeb välja visuaalselt. Ja siin on siis ka meie kohalik mänguväljak, kus saab tornida Hommikuse sudu aurus teemid kooli. Ake kui ma veren vees, kohe olete viises. Emma, tule siia. Silla kene katki kaks. Põnnani hüppas põis, naiks, mis ta naerda võis. Kas ennast lõppu käis ja ka kappi lõppi käis. Oh
vesimummil lendamisest väsindu asatiib, otsis kohta, kuhu maanduks, peatukski siis. Olen kaalu jälgija, ma olen kaalu jälgija, ma olen kaalu jälgija, ma olen kaalu jälgija. Isa nimi Kaalu ja ema nimi Jälgi ja vennatõed on Kaalud Jälgid. Kindlasti tahaks Mustlas küll veel seda näha. Ma arvan küll, see oleks väga tore. No see oli sarnane, aga mitte nagu päris samasugune. Kindlasti. Absoluutselt ja õed-vennad Ristikennad vähendatud koosseisus on iga kell nõus sinna esinema tulema. Kutsuge meid läbi Facebooki, Instagrami, Google+, ja Twitteri ja meiliaadress ristikennad@gmail.com. Ma tegin teile Snapchatis ka promosega. Väga hea.